Suured lihased ei ole sinu jaoks oluliselt. Võib-olla esteetilistel kaalutlustel nad ei meeldi sulle, võib-olla sa tegeled mõne spordialaga, kus nad pigem on takistuseks. Selles videos ma annan sulle 4 ülimõjuvat põhjust, miks sa siiski peaksid iga päev sööma kõrge valgusisaldusega toite ja purustan ühtlasi ka mõned müüdid. Munad, väga hea valguallikas, loomulikult broileri filee ilma selleta ei saa, valgusegu, taimse loomse valgusegu. Isegi siis, kui suured lihased ei ole sulle olulised, vaid sa pigem tahad, et sul oleks selline hea sportlik, mehelik kehakompositsioon ja kes me ei tahaks seda, olgem ausad, siis on oluline süüa palju valku. Valk ei ole ainult kulturistide toit, vastupidi. Esimene põhjus, miks sa peaksid palju valku sööma ja palju valku tähendab kuskil 1,5 kuni 2 grammi keha kilogrammi kohta. Valk hoiab su kõhu kauem täis ja sul ei teki sellist meeletut näljatunnet. See tähendab seda, et sa suudad vastu panna saiakeste ahvatlusele, käsi ei käi nõupidamiste laua keskel olevas anumas kommi järele kogu aeg. Ehk et ühtlasi sa tarbid päeva lõikes lihtsalt vähem kaloreid ja see aitab su meheliku kehakompositsiooni säilimisele palju paremini kaasa. Kõlab päris hästi. Teine põhjus, miks sa peaksid sööma 1,5 kuni 2 grammi valku keha kilogrammi kohta, on see, et kõrge kvaliteediga ja piisav valgukogus kiirendab ja soodustab sinu metabolismi. Ehk et kui sa sööd piisavalt valku, siis su keha lihtsalt kulutab ka rohkem energiat, orienteeruvalt 50 kuni võib-olla 100 kilokalorit, mida tegelikult ei olegi nii vähe ja kindlasti aitab see samamoodi kaasa sinu hea terve sportliku kehakompositsiooni kas siis saavutamisele või säilitamisele. Kolmas põhjus, miks sa ei tohiks enda valgutarbimist unarusse jätta ja siinkohal tervised kõigile nendele meestele, kes tegelevad vastupidavalt spordialadega ja jooksevad, sõidavad rattaga, ujuvad ja kes on võib-olla ajalooliselt vältinud valgu lisamist enda treeningjärgsesse taastusjooki. Nimelt on meil nüüdseks juba üsna usutavad andmed selle kohta, et kui sa lisad enda taastusjooki ka valku, siis sinu tulemused ka vastupidavusaladel muutuvad paremaks. Nii et sa ei pea kartma, et sulle kasvab väga lai selg ja tohutult suured biitsepsid, vaid sa muutud paremaks selles, mida sa teed. Ja 4. oluline põhjus, miks sa peaksid palju valku päevas sööma, on see, et sul ei ole mingisuguseid treeningualaseid eesmärke, võib-olla sa isegi ei tee trenni. Aga nõrgemaks, kui sa praegu oled, sa ju ka ometi ei taha muutuda. Aga aastate lisandudes me jääme nõrgemaks. Uuringud näitavad seda üks peamisi põhjusi, miks me vanuse kasvades jääme nõrgemaks, on see, et me ei tarbi piisavalt palju valku. Kohe, kui valgukogused ka vanematel inimestel või vanematel, 40+ inimestel, mul ei ole väga pikk maasina minna endal. Need inimesed, kui nad hakkavad sööma piisavalt palju, 1,5-2 grammi keha kilogrammi kohta valku, siis nende jõud ja jõudlus langeb oluliselt madalama tempoga kui need, kes söövad ala 0,6-0,8 grammi valku keha kilogrammi kohta, mida muidu soovitatakse. See 0,8 grammi kilogrammi kohta hoiab sind elus, aga ta ei ole optimaalne. Nüüd sa ütled, et Mikk, ma söön absoluutselt kindlasti piisavalt palju valku. See võib olla absoluutselt võimalik, aga ma toon siia sisse natukene teistsuguse taustsüsteemi ja siis sa ise otsusta, kas sa praegu teed seda optimaalselt või mitte. Kuna me elame väga hektilisel ajastul ja meil on kogu aeg kiire, siis me väga sageli sööme selliseid siukseid poolfabrikaate. Ostad valmis marinaadis või nad on vorsti kujul või ta on mingisuguste hakliha kotlettide kujul, tuled koju, viskad ahju pannile ja nii edasi. Ja neid on lihtne süüa ja nad on üldiselt suht maitsvad. Sellise asja probleem on aga see, et need valgud, mis sa sealt saad, paljuski on oksudeerunud. Iga töötlemisprotsessiga valgud oksudeeruvad ja oksudeerunud valk tähendab seda, et esiteks tema imendumine organismi kannatab suurel määral ja teine asi on see, et tema aminohappe profiil ei ole enam üldse sama. Lisaks palju vabu radikaale, mis lõhuvad sinu rakkuseinu ja võivad su tervisele halba teha. Nii et igal juhul peaks eelistama võimalikult vähe töödeldud, võimalikult vähe eeltöödeldud, aga ka võimalikult vähe
kuumtöödeldud valguallikaid, mis on võimalikult värsked. Seda, kui suur võimalus sul seda teha on, sellele küsimusele tead sa vastust ise. Teine probleem, mis selliste poolfabrikaatidega on, siis siin on mul näiteks, ma panen brändi nime kinni. Nii, lastevorstid. Võiks ju kõlada sellise tervisliku valikuna, mis jama lastel ikka müüakse. Aga kui me vaatame, siis siin on 100 grammis on 22 grammi rasva ja valku on siin 13 grammi. Ehk et põhimõtteliselt rasva on 2 korda rohkem kui valku. Nii et kui sa saad enamuse enda igapäevastest valkudest, sellistest poolfabrikaatidest, siis see tähendab seda, et sa rasva saad, ütleme seal 40-50% rohkem ja kuna rasv sisaldab palju rohkem kaloreid kui valk, siis suure tõenäosusega sa lihtsalt võtad kaalus juurde. Kusjuures ma ütlen kohe, et tegelikult on olemas ka suhteliselt madala rasvasisaldusega sellise poolfabrikaate. Neid tuleb spetsiaalselt otsida. Igas poes neid ei ole 100 häda ja lõpuks nende maitse viskab ka üle. Nii et mida sa peaksid siis tegema? Nagu ma ütlesin, sa võiksid süüa palju valget liha, võimalikult vähe töödeldud kala, valget kala, mis ei ole elav hõbeda vannist läbi käinud, mis tähendab seda, et ta peaks olema kuskil väga puhtast merest püütud, kui on tänapäeval selline asi olemas. Aga kui see sinu elustiiliga ei sobi, siis absoluutselt kindlasti, mida ma soovitan, on valgupulber. Valgupulber, mida sa oled kogu aeg arvanud, et see on kulturistide või raskejõustiklaste lisand, siis just sellisel eesmärgil, nagu ma sulle siin videos olen kirjeldanud, toodame meie King of Spades tournamenti, mida sa saad flagshipi kõrvale võtta. See on valgusegu loomsest ja taimsest valgust, vadakust ja hernevalgust. Lisaks on siin sees korralik kogus kreatiini, mis aitab sinu plahvatuslikku jõudu suurendada. Ja üliolulise asjana on siin sees ternespiim veiselt, mis toetab sinu immuunsüsteemi, mis on eriti aktuaalne praegu, kui see esimesed külmad sügistormid, sügistuuled juba kõvasti kurgust läbi lõikavad. Ja kui sa lähed meie lehele kingofspades.ee, siis sa näed, et kui sa ostad 3 tournamenti paki korraga, siis ühe paki hinnaks on ainult 27 €, mis arvestades seda, mis kvaliteediga asjad siin koos on kriminaalselt väike summa, mida maksta. Nii et loe tournamenti kohta lähemalt. Mõista, et valk ei ole ainult kulturistide söök, vaid valk on meie kõigi söök, kes me enda jõudlusest natukenegi lugu peame. Ma loodan, et sa said sellest videost endale midagi olulist kaasavõtmiseks ja kohtume juba varsti.